tere! Minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervisest lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Eelmises videos rääkisime sellest, kuidas ära tunda mürgist sõprussuhet. Üks asi, mis sellistes suhetes üsna sageli ette tuleb, on kuulujutud. Aga tegelikult levivad kuulujutud igal pool. Koolis, tööl, sõpruskondades ja isegi peredes. Miks inimesed seda teevad? Kas lihtsalt sellepärast, et neile meeldib teisi taga rääkida? Tegelikult on põhjused sageli palju keerulisemad. Alustame üldse sellest, mis on kuulujutt. Lihtsalt öeldes on see info kellegi kohta, mida jagatakse edasi siis, kui seda inimest ennast juures ei ole. See info võib olla tõene, see võib olla osaliselt tõene või täiesti vale. Just sellepärast võivad kuulujutud nii palju probleeme tekitada. Need liiguvad sageli kiiremini, kui võimalus neid kontrollida. Aga miks inimesed neid üldse levitavad? Üks põhjus on see, et inimesed tahavad maailmast aru saada. Kui juhtub midagi ootamatut, tekib loomulik uudishimu. Mis juhtus, miks juhtus ja kas see vastab tõele? Meie aju otsib vastuseid isegi siis, kui kogu infot veel ei ole. Ja just sellistes olukordades hakkavadki kuulujutud kõige kiiremini levima. Teine põhjus on soov tunda ennast grupi osana. Kujuta ette, et sõpruskond räägib kellestki. Kui kõik teised midagi juba teavad, võib tekkida tunne, et ka sina peaksid teadma. Mitte sellepärast, et see inimene sind tegelikult huvitab, vaid sellepärast, et sa ei taha grupist välja jääda. Psühholoogias on hästi teada, et inimesed tahavad kuuluda gruppi. Ja vahel mõjutab see ka seda, mida me räägime. Vahel annavad kuulujutud inimesele ka tunde, et tal on midagi väärtuslikku jagada. Kui tead midagi, mida teised veel ei tea, võib see korraks tekitada tunde, et oled tähelepanu keskpunktis. See ei tähenda, et inimene tahaks tingimata kellelegi halba. Sageli ei mõelda lihtsalt sellele, mis juhtub siis, kui see info edasi liigub. Siin on üks probleem. Iga kord, kui lugu liigub ühe inimese käest teise kätte, võib see natukene muutuda. Mõni detail ununeb, mõni lisatakse juurde, mõni lause saab uue tähenduse. Täpselt nagu katkise telefoni mängus, kus üks inimene sosistab midagi järgmisele. Lõpuks ei pruugi algne sõnum enam üldse sama olla. Kuulujutud võivad mõjutada ka meie vaimset tervist. Kui inimene kuuleb, et temast räägitakse selja taga, võib see tekitada ärevust. Tekivad küsimused, kes seda rääkis ja mida inimesed minust nüüd arvavad. Ja isegi siis, kui kuulujutt hiljem ümber lükatakse, võib ebakindlus veel pikaks ajaks alles jääda. Sellepärast võivad kuulujutud kahjustada usaldust ka siis, kui need ei vasta tõele. Kas sa oled kunagi kuulnud huvitavat lugu ja tundnud soovi seda kohe edasi rääkida? See on täiesti inimlik. Aga enne tasub korraks peatuda ja mõelda, kas ma tean, et see on tõsi ja kas selle inimese jaoks oleks okei, kui ma seda edasi räägin. Võib veel mõelda, kas selle info jagamisest sünnib kellegile päriselt midagi head. Need 3 küsimust võivad ära hoida päris palju probleeme. Mida selle teadmisega siis teha? Kõigepealt, kui kuuled mõnda kuulujuttu, ära võta seda kohe faktina. Me ei tea sageli, kui palju see lugu on juba teel muutunud. Teiseks, kui tahad midagi edasi rääkida, küsi endalt, miks ma seda teha tahan. Kas selleks, et aidata? Või lihtsalt sellepärast, et lugu on huvitav? Ja kolmandaks, kui kuulujutt puudutab sind ennast, ära eelda kohe, et kõik inimesed seda usuvad. Sageli levivad kuulujutud palju kitsamas ringis, kui me ise arvame. See võib aidata vähendada asjatut ärevust. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Kuulujutud ei levi ainult sellepärast, et inimesed on pahatahtlikud. Sageli mängivad rolli uudishimu, soov gruppi kuuluda ja puudulik info. Aga iga kord, kui otsustame midagi edasi rääkida, vastutame ka selle eest, kuidas see võib mõjutada teisi inimesi. Järgmises videos räägime sellest, kuidas öelda ei ilma süütundeta, sest paljud meist ütlevad jah isegi siis, kui tegelikult tahaksid keelduda. Aitäh, et vaatasid. Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.